kummal kui õites see on. Ja need on veel niisugused nupud, mis on pool kinni veel. Ilus nahkne. Aika ilusat tohut. Kõik viimulad on lahti ja vaata. Ja siis on need. Näed, see on saar. See kah annab enne mõiad kui lehed. On jalakas vaher saar. On niisugused lollid puud ja vaata, niisugune see õie nupp on kinnisena, vaata. Vaata niisugune. Sa vaata, seal kastanil on küünlad väljas täitsa. Lihtsalt lahti pole veel läinud. Sa vaata, küünlaid täis juba. Pole lehtki õieti lahti läinud ja näed. See küünlaid täis, näed. Ja siin all on ka näed küünal. No on ja näed küünal, mis küünal, eks ole. Vaata, kui õige ilus on. See on alasi, mis te
kui reilsid pannakse. ei, siia samma sellesse esiuksele paneme siin. Selles. Trepi peale saab panna. Ta on päris järsk, ta on natuke järsk vist. Et siin siis jah, Köstri pere magamistuba. No Köster oli siis vanas mõistas kooli direktor. Just, jaa. Siis siin selline kontsert. Vot ma jäin nagu segadusse, kas ta oli õpetaja või oli ta direktor? Ta oli nagu kooli direktor ja ta sellepärast ta õpetas, ta viis läbi siis eesti keelt laulmist ja usuõpetust andis tema. Ja siis siin on siis Köstri söögituba Köstri perel. Jah, aga kas klassiruum on esimese korras? Jaa, kohe jõuame sinna ka. Siin olid siis tüdrukutele mõned voodid pandud. Oi, väga ilus. Kaugemalt tüdrukud siis said siin siis ööbida esialgu tüdrukutele eraldi ja sellist nagu magamistuba ei olnud. Ja siis kohe jõuame siis kööki. Kas siin on see klassituba? Jaa, siis on klassituba kohe seal ka. Või siis tahate siia? Jah, siin oleks parem, jah. Et siin siis on Köstri köök. Ja üleval teisel korrusel on, ma ei tea, kas te soovite sinna? Ma kahtlane, ma vist ei jõua. Ma ei jõua vist. Ma võin teile mõnda fotot näidata. Ma tegin oma telefoniga nendest maalidest, et kuidas maalida muusikat, siis mõned fotod ma seal üleval tegin. Seda klassiruumi ma ähmaselt isegi mäletan. Veerand sajandit. Olete valmis edasi liikuma, andke märku. Lähme klassituppa, jah? Et siis... Ja siin on jah võimalik krihvliga tahvli peale proovida ka kirjutada, kui soovite. Et kui te suletindiga ei soovi proovida, siis ma olen kõigepealt ees, siis on teid... Lähme sinna ette, vot seda ruumi ma isegi ähmaselt mäletan. See kantseleruum, kus tehti kirjatööd, siis Köster tegi, hoidis koolivahendeid. Jah. Ja siis... Jah. Siis... Nii, mis ruum see? Õpetaja Laurik Ludvig Roose oli siis õpetajaks siin 12 aastat ja filmist me teame teda siis õpetaja Laurina. Et tema siis võeti siia sellepärast, et seda vene keelt Köster nii hästi ei osanud, siis ta võttis... Mis ruum see? See on poiste magamistuba on siin. Nii pime on. Ja, aga selles mõttes, et siin peab lausa... Äkki on keegi korraks, ma vaatan korra keegi vist ära kustutanud siia tegelikult valgustust juurde, lapsed on vist seda natukene puutunud. No nüüd on juba parem, jah. Ja siin on kohe hakkab selline akna taga ka selline totot mask hakkab kohe tööle, mäletada, kuidas tood seal filmis. Ma näen seda ja ta kohe hakkab tööle selles mõttes, et mingi aja tagant ta hakkab siis elendama natukene ja vilkuma seal. Jah. Nii, ja siin siis on meil sahver ka, kus nad oma toitusid võtsid. Siin siis on näha, kuidas toitusi meil kaasas oli, midagi natuke on pandud siia näidiseks välja. Need petrooliumlamp on ilus. Küll ma lähen need istun. Jaa. Ei jõua siista, jah. Või tahate sinna magamistuppa, see voodi peal saab ka istuda siin? Ei, ma tahan siia. Ei, esiritta. See pill reaalselt töötab ka? Vot siia. Olge hea, siis saate siin krihvliga tahvli peale proovida. Ei, ma lihtsalt tahan seda pildistada. Ettevaatlikult, siin on see tindipott on teil selja taga lahti. Kus see tindipott? Siin selja taga. Selge. Ärge kaugele minge. Ja ma ei lähe kaugele. Ma ainult teen fotosid natuke. Seda relsidast ma ei teadnud. Mul
see on hästi lastemäng päevas. Vaata, mis siin muidu on.